Kes ütles, et tonnise autoga ei ole võimalik teenida raha? Politsei paneb must teed ära. Kuidas seda öeldakse? Momentaalne karma või? Tundub, et teede peal peab olema ikkagi ettevaatlikum. Tervist, daamid ja härrad. Jah, ma loen teie kommentaare ja mulle tehti märkus, et miks ainult härrased. Daamid ka vaatavad, selgub, et teid on neid minul. Härrased, esimene nädalavahetus peale jõule, mitte jõule, peale aastavahetust. Jah, täna on reede õhtu 12:30 ja kõik taksojad teavad, et edaspidi 2-3 kuud ootab meid suht surnud aeg. Jah, ma tean seda. Teavad seda ka äppi omanikud, äpitootjad ja kuidagi on ju vaja meelitada meid taksojuhte ikkagi tulema välja sõitma. Mis moodi seda teha? Loomulikult boonused ja Uber pakub sellist. Tänane video tuleb tõenäoliselt pikk, sellepärast et ma kavatsen teha 3 päeva kokkuvõtte. On olemas üks boonus, mida Uber pakub ja selle ma kavatsen ära teha. Kahjuks seda ei ole võimalik ühe päevaga ära teha. Muidugi hullud teevad, mina ei suuda. Seega täna reede õhtu ja me kohe alustame. Nii, aga mis boonus siis Uber pakub meile? Uber pakub meile 39 sõidu eest. 2 ma olen juba teinud. 34 eurot ja kui veel teeme 5 sõitu otsa, ma ei tea, kuidas see kõik juhtunud on, saaks veel 6 eurot. Minul on plaanis see boonus ära teha. Kas see õnnestub mul? Seda ma ei tea. Ma pean kuidagi ära jaotama, kas 10, 16, 10 või kuidagi niimoodi pean ära jaotama, et ma saaksin need sõidud täis. Või siis 15, 15, ma ei tea, kuidas see õnnestub. Ma ei tea, kui palju tellimusi tuleb. Mitte midagi ei ole selge, seda me kõike saame teada lõpus, selle video lõpus, kui me oleme jõudnud sinna lõppu. Jah, ühesõnaga, video tuleb lõpuni vaadata, kes ei viitsi, see kirib, saab kohe teada. Nii et ootame nüüd juba 3. tellimust ja loodame parimat, loodame, et see saab tehtud. Järjased lähevad seal, daamid ka, ma väga vabandan. Kliendid lähevad, soomlased sõitsid mul praegu seisuga. Pean veel kinnitama, et see olen mina, kes teeb. No, ma olen YouTuber ja koolos, kurat küll, kuidas te ei tea. Ei saa teil kaheks summat praegu näidata, aga sõitsid komfordiga, muidugi mitte pikka maad. Nii, teeme ära selle. Ei tea, kes veel tahab minu nägu näha, ma ei tea. Nii. Nii, selge. Nii. Vaatame, kas ma tulen ilus välja. Programm peaks nüüd kinnitama mul selle, et ma olen ilus ja täitsa ja juba kohe oleme võrgus tagasi. Meil on hetke seisuga juba tehtud 6 tellimust. Mis on iseenesest hea. Kui ma täna jõuan 10-ni, see on ju super. Et see on päris mõnus. Nii, parkisin siia siis bussi peatusesse. Loodan, et ühtegi bussi praegu ei tule. Ja miks ei tule? Sellepärast, et kell on, mis ta on praegu? Kell on 1 öösel saab. Ja tulin välja, et natukene sirutada ennast, sest me jõudsime Viimsisse, 16 kilti sõitsin. Ütleme see Kristiine kant Videviku tänavalt. Siia, nelikveolised lähevad, seal kõik naudivad elu. Mina kahjuks oma esiveolise ja elektrikäsipiduriga ei saa mitte midagi teha. No nii. Ei oska midagi teha. Voot, et 16 kilti, 12 eurot kätte. Ma ei tea, on see hea või halb.
eks profid mul siin ütlevad. Ja sõbrad, need, kes vaatasid aastavahetuse videot, siis võivad nüüd praegu esitada küsimust, et mis toimub mees, et sa ütlesid, et jätad Volvo maha. Ma ütlesin, et võib-olla jätan ja see võib ja see ei juhtu kohe, see ei ole järgmises videos, eks ole. Ettevalmistused käivad, vaatame, kas kõik õnnestub, vastavad meilid on saadetud, nii et oleme ootel, nagu ka tellimuse ootel. Natuke aega passin siin Viimsis ja siis lähen minema siit Viimsist. No nii, härrased ja daamid ka, alustame siit. Mis alustame? Me jätkame, täna on meil teine päev Statoilist, Circle K-st, siin metodistide kiriku juurest. Alustame oma siis teise päeva järku. Siin ma ei ole juhuslikult, siia ma tulin tellimusega, panin maja juures Uberi tööle ja tulin siia esimese tellimusega. Nii et nüüd siis passime kesklinnas ja vaatame, mis meile tänane õhtu toob. Eile ma lõpetasin 10 sõiduga, et õnnestus 10 sõitu ära teha. Ehk siis täna idee poolest peaks tegema 20. Esimene on tehtud, nii et vaatame, kas tuleb veel juurde. No nii, tegime sullitellimuse ka. Sõit oli muidugi 5 eurot, tulime, mis ta on siin? Talleke pullike, ma ei tea, kas laseb mul zoomida, laseb ilusti. Nii. Talleke pullike seal täitsa olemas. Ja tulime Koplist. Koplist seal, põhimõtteliselt Sõle tänavalt. Sõle tänava algusest tulime siia. Nii et siis kui ausalt öeldes ma ei tea, kuhu siit praegu edasi minna, võib mõnda aega siin passida, äkki siit tuleb veel mõni tellimus. Kui ei, siis peab kuskil liikvele minema, sest ma seisin koha peal umbes tund aega, siis mul tulnud ühtegi tellimust. Nii kui liikuma hakkasin, tuli kohe tellimus. Ma ei tea, kas see nüüd on kuidagi seotud, kas Uberil on mingi siuke teema, et peab liikuma. Ma ei kujuta ette, ma pole kuskilt seda välja lugenud. Aga äkki tõesti on mingi siuke teema. Kurat, ma ei tea, mida teha. No. Mul on 53, see on 50 lubatud, mul politsei paneb must ees ära. Tea, kas julgeb talle järgi nagu minna, et või mitte. Saad trahvi veel. Eriti veel praegu, kui trahvisummad tõusid. Ei, jääme ikka oma piirides. No nii, sõbrad, mis ma oskan öelda? Ilm on tegelikult päris hea, lund sajab, vahepeal tuleb kõvemat, vahepeal väiksemat lund. Aga mida ei ole tellimusi. Tulevad nii harva, et see on täitsa jubena. Aga eks ma ikka loodan veel parimat. Kell on 12 täpselt. Võib-olla nüüd midagi läheb natukene paremaks, et hakkavad sõitma, aga jah, hetkel suht nutune. Tundub, et teede peal peab olema ikkagi ettevaatlikum. Ja avariid järjest juhtuvad. Nii, mina liigun lennujaama poole. Loodan, et mul ei juhtu midagi taolist. Kuidas seda öeldakse? Momentaalne karma või? Just sõitsin, ei tahtnud politseist mööda sõita ja see punasega pani läbi ja kohe nüüd politsei oli taga reis võid mööda nendest. Ei joppanud ikka vennal. No lood on ikka, kell on 1:30 juba öösel, lood on ikka nii hullud, et panin Bolti ka tööle, Bolt Comfort kategooria nüüd üle pika aja tulistas 1,6 on kliendini ja kui ma ei eksi, siis Varraku tänavale läheme, kuskil sinna kanti. No 10 eurot meid ootavad, nii et muid variante praegu ei ole, et peale uut aastat see on ikkagi väga-väga siuke nutune olukord.
aga lähme teenime oma kümpa juurde ja on mida teile ka näidata. No nii sõbrad, kell 4 hommikul, ma olen täiesti läbi omadega, ma ei tea, kus ma isegi olen. See on kuskil, ma ei tea, seal on mingi äkki Maardu kant ja Pirita jääb kuskile sinna poole ja ühesõnaga. Oi, kui rasket see tuleb. Tõenäoliselt ma ei saa boonust täis. See lihtsalt ei ole võimalik. Et praeguse tempo juures tellimus võib-olla 2 tunnis, pikad otsad, need vapsi lõhuvad mind praegu seisuga 15 kilti tulime 12.50 eest. Ulme. Ja kuidas need tellimused kõik siin täis saada? Mul absoluutselt puudub arusaam. Perse valutab, ma olen üleni higine. Mul jumal tänatud, mingi kohta on seljas, et keegi tunne mu haisune. Praegu seisuga kodu poole magan ja homme vaatan, kas õnnestub midagi veel juurde teha. Kas õnnestub see boonus täis teha. Praegu seisuga meeletult on puudu, meeletult. See, mis mul plaan oli peas, see juba kindlasti ei õnnestu. Nii et praegu koju ja kohtume juba homme. Nii sõbrad, kolmas päev, kell on praegu, ma kohe ütlen teile, palju kell on. Kell saab kohe 11. Nagu te näete, siis magamata. Ja, et sõbrad, peaks jätkama, aga ilm on selline praegu. Näete, jah? Peab auto lumest puhtaks tegema. Ja siis võib hakata sõitma. Nii et ma tulen teie juurde tagasi siis, kui auto on juba puhas. No lumi on selline, sajab, et ma ei saa sellest jagu. Tegin enam puhtaks. Nii et saab sisse istuda kuidagi moodi ja välja. Aga täitsa korda ei saa. Lihtsalt tuleb siuke padukas peale, et ta on õudne. Nii, kiirelt tankima ja siis alustame. Nii, juba esimesed avariid. Juba minu silme ees, just panid kokku ja päris korralikult. Tunneb. Mu süda ütleb, et see täna saab ikka olema ikka väga pask päev. Mitmed autod, mis saavad täna surma. Nii. Hakkate kurjustama minuga, et mul ei ole pealne. Nii, vaiksed sõidud tulevad praegu, ma ei teagi, 4. või 5. sõit tuleb Uberiga. Lähme Jekaterinale järgi. Tahaks enne Valget äkki õnnestub ikkagi see boonus ka täis teha. Eilse kohta saab nii palju veel öelda, et peale seda, kui ma lülitasin välja kaamerad, siis ma sattusin siukse laine alla, kus oli hästi palju lennujaamasid ja komfort kategoorias, mis oli väga meeldiv ja üllatav. Nii et kuskil peale seda, kui ma lõpetasin, ma tegin veel vist 4 lühikest sõitu. Nii et ma võin isegi selle lõpu sprindiga siis ja lõpu sellega rahule jääda, et õnnestus kiirkorras 3 lühikest normaalse hinnaga tellimust ära tehtud. I think this taxi, old taxi there, they have like Maybach. You see, there's like Maybach. Okay. For my YouTube channel,
maybe it's possible that this whole car will back. Ja kutid, see on takso ja tüüp teenib raha. Ja mis tee siis? Teie arvad, et täitsa pekis reis. Täitsa uskumatu. Kes ütles, et tonnise autoga ei ole võimalik teenida raha? Tüüp paneb lihtsalt taksot sellega. Ja mina reis kostan 16 tonniga. Teie seal rendite 300 euroga, võib-olla mõni 150-ga. Aga see mees paneb lihtsalt tonnise autoga. Sai kuidagi sõidukikaardi peale, võib-olla mingi vana sõidukikaart. Paneb tonnise autoga ja ta teenib samat raha, mis meie. Samat raha. Jah, võib-olla ta basic'ut ei saa sõita seal Bolti kategooriast, ta ei lähe läbi. Aga võib-olla see auto, ma pole läbi löönud numbrit, aga võib-olla see auto läheb isegi basic'us läbi. Ja tüüp rahulikult paneb pappi taskusse. Ja kes meist loll on, eks ole? Tüüp sõidab Maybachiga ringi. Me oleme lennujaamas praegu, seda ma unustasin maini, ma olin šokis lihtsalt. Ma arvasin, et seal läheb praegu lennuk. Jaa, mina olen šokis. Ma olen reaalselt šokis. Jah. Hea küll. Minul on nüüd järgmine probleem tekkinud selle Uberiga, et Uber laseb mul sõita veel 2 tundi. 2 tundi, mis ei ole hea. Sest kui see vastab tõele, siis ma ei jõua boonust ära teha. Ma ei tea, kas konto pannakse pärast kinni või mis sellega juhtub. Aga kui nii on, siis ma ei saa seda boonust täis. Rohkem selliseid lühikesi sõite. 1,2 kilomeetrit. Jah, muidugi. 4. Näete, ja kui palju mul jäänud on aega. 1,35. Et jõuda lõpuni. Vaja oleks rohkem selliseid lühikesi sõite. Aga praegu seisuga ma olen valmis ükskõik mis sõitudeks, et saaks selle täis. Muidugi mingi poole tunnist praegu ei võtaks vastu. Läheb napikaks. No nii, andke andeks, et turvaveed hetkel ei ole peal. Oleme lennujaamas oma tellimusega ja mul on jäänud veel tund aega ja vaja veel 2 tellimust teha. 1:10 ütles mulle praegu just telefon. Ma ei tea, kas see õnnestub, see läheb ikka väga napikaks. Et ma ikka loodan, tõmban siit lennujaamas praegu kesklinna tagasi. Ma isegi hingata ei saa, et no on puudu veel natukene, aga ma loodan, et ikkagi õnnestub. Tundub, et praegu inimesed hakkasid liikuma. Nii, paneme siin. Et inimesed nagu läksid liikvele, ehk siis on võimalik, et meil ka õnnestub see saada see üks tellimus. No nii härrased, 38 minutit selleni, et mu konto pannakse kinni. Ja mis te arvate? Õnnestus või õnnestunud? Ja härrased, õnnestus! Tegin ära. Siin see boonus on 34 eurot. Ei saa kurta, 34 eurot juurde. Ja sellega ma lõpetan, ma tõesti rohkem ei viitsi. Ja on võimalik veel 5 sõitu teha ja saada veel 6 eurot, aga mul on täiesti ükskõik sellest 6 eurot, ma enam ei viitsi. Mu eesmärk oli see 39 sõitu täis teha selle 3 päevaga, see mul õnnestus. See on väga hea tulemus. Härrased, aga palju ma siis kokkuvõttes teenisin, selle ma toon teile välja. Seekord ma kilometraaži ei loe, ma ei tea, kütust ma ka ei loe. Et tean ainult seda, et ma tankisin 2 korda 20 euroga, ehk siis 40 eurot. Ehk siis põhimõtteliselt see boonus andis mulle kütte tagasi. Jah, mis numbrid seal on? Need on siin välja kõik. Ja mis veel öelda? Jah, nüüd ma lähen nautima oma pühapäevast õhtut. Härrased,
tänan, et olite minuga. Uus aasta algus oli raske, aga algus ma panin videodel, nii et ma loodan, et me see aasta jätkame ja ma loodan, et see aasta videode tegemine jätkub mul, suudan tuua midagi uut sisse ja hoida kanal ikkagi põnevana. Sõbrad, aga tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.